Käesolevas videos selgitan ma Microsoft Exceli lahtriviite olemust. Selleks on mul olemas kaks tabelit. Esimeses tabelis on andmed ja teine tabel on hetkel veel poolik, aga sinna tulevad siis valik esimese tabeli andmetest. Näiteks mul on soov saada teise tabelisse rea 6 kuni 8 andmeid, nii toote nime, kogust kui ühiku hinda. Üks variant selleks on loomulikult, et ma kirjutan selle käsitsi. Meisel, kellu, vaader, pass. Aga selline tegevus ei ole väga mõistlik, kuna tihti andmetabelitega töötades on tabelid väga pikad ja niimoodi käsitsi toimetades läheb liiga palju aega. Seetõttu on mõistlik kasutada lahtriviiteid. Ja lahtriviide on sisuliselt valem, mille kasutaja ise koostab. Seetõttu algab lahtriviite sisestamine võrdusmärgiga. Ja kui ma tahan nüüd siia valik andmetest tabelisse esimesele reale, rea 6 toote nime, siis ma lihtsalt vajutangi siin sõna meisel peal ja vajutan enterit ja tekib siia kohe sõna meisel. Ja kui ma paljundan seda valet, tekivad automaatselt siia ka meisli järel olevad sõnad, kellu ja vaaderpass. Viide on selles mõttes hea, et kui nüüd andmetabelis peaks midagi muutuma, siis muutub see automaatselt ka teises tabelis valik andmetest. Näiteks sõna meisli asemel paneme naaskel. Muutus ka siin valik andmetest tabelis vastav väärtus. Ja samamoodi ma saan siis küsida ka teised andmed selle meisli kohta, kellu kohta ja vaaderpassi kohta. Nende kogused, ühikuhinnad. Lähen selle meisel lahtri peale, võtan alt paremast nurgast kinni, paljundan ta siia paremale ja üle alt alla ka.